Me oleme täna Kultuurikatlas ja meil toimub juba 3. tervisefoorum, mis kannab nime Kuidas mul läheb. Ja tänase tervisefoorumi keskmeks ongi vaimne tervis. Kuidas ma saan oma vaimset tervist parandada? Mis toimub minu ajuga, kui mul on mingisugused probleemid ja kuidas siis nendest olukordadest võitjana välja tulla? Ja natukene saab nalja ka ja kogemuslugusi ka. Mis on see üks soovitus, mis sa kaasa annaksid kõikidele teistele, et mida ei tohiks kindlasti edu jahtides ära unustada? Kõigepealt loomulikult töökus, et läbi selle kõige enam kui 30 aasta, mis mina olen tööturul olnud, on minu ikkagi selline põhivõti olnud see, et ma pean pingutama, ma pean ise pingutama. Keegi ei tee minu jaoks mitte midagi valmis, keegi ei viska mind kuhugi sisse ja keegi ei silluta minu jaoks seal punaseid vaipu. Ainult ise pead sa tõestama erinevatele inimestele, et sa oled võimeline millekski enamaks, sealt tekib usaldus, sealt tekib võimalus kasvada ja kui sa seda kõike teed ka mõistlikult ja tolerantselt, mitte ka arrogantselt ja egoistlikult, siis ma arvan, et on võimalik saavutada mida iganes sa soovib. Anu, suur tänu, et sa andsid oma panuse meie tervisefoorumi õnnestumisse. Miks sa arvad, miks on üldse oluline vaimsest tervisest tervikuna rääkida? Seepärast, et me oleksime terved, et me elaksime oma elu paremini. Et ma kõigepealt tänan, et ma sain olla osa teie väga ägedast tervisefoorumist täna. Ja ma arvan, et siin oli nii palju asju, mis tegelikult aitavad väga lihtsal viisil meil elu paremini elada või nagu kuidagi teadvustada seda, mis meie ümber toimuvad. Ma ei tea, alates sellest, et negatiivsed tunded nakkavad või meil aju on kogu aeg kleebib rohkem külge seda, kui meile halvasti öeldakse, kui hästi, sest aju on valmis ohuks. Seda, et me võiksime vähem olla sotsiaalmeedias, rohkem suhelda oma sõpradega, seda, et sa iseennast sead oma elus esikohale, mitte tööd, kuigi võib-olla raha tuleks teenida ja kõik need muud asjad. Me peame püüdma oma võimaluste piires elada nii hästi ja nii tervena kui võimalik, sest et me peame elama pikalt ja vastu pidama tervetena väga pikalt.